Tere hommikust! 2003. aastal, siis kui tuli välja Matrixi teine film, Matrix Reloaded, selles filmis oli üks huvitav auto nagu Cadillac CTS. Täna on mul võimalus teile näidata natukene suuremat varianti sellest Cadillacist, ehk siis Cadillac STS. Tegu on siis 2007. aasta Cadillaciga. STS pidi tähendama Seville Touring Sedan. Kapoti all on sellel bensiinimootor. See kõige nõrgem, mis siia peale pandi, ehk siis V6, 3,6 liitrine. Ja seal, mille otsas on siis automaatkäigukast, 5-käiguline ning tagasillavedu. Mis mulle selle auto juures väga meeldib, on see, et ta kapott on väga pikk ja see tulede rivi, ehk siis põhituli, suunatuli ja udutuli on kõik nagu ühes rivis, et Cadillacil on see suht teema praegu, et isegi kõik uued, mis tulevad praegu on samamoodi, et auto siit otsast kuni alla välja on siis tulede rivi. Aga tuledest siis ülemine tuli, ehk siis ülemine luup on siin ksenoon ja see on lähituli. Alumine luup on kaugtuli ja see on kahjuks halogeen. Et kui nüüd pimedas sõita, siis on lähituli ilus selline valge ja nagu ksenoon ikka on ja kui sa selle kaugtule nüüd peale lükkad, siis tuleb selline kollane lärakas sinu ette. Okei, ta on muidugi 10 aastat vana auto ka, et siis oli see veel tipptase, nüüd on muidugi ksenoonid, leedid, jutud, kõik asjad, eks ole. Aga oma aja kohta ma arvan, et see oli päris hea lahendus. USA autodel on väga teema see, vähemalt mulle meeldib, et ääretuled on. Pimedas need näevad väga ägedad välja minu meelest. Autol all on siis 17-tollised valuväljad. Kuigi kaugelt vaadates need oleks nagu 15 või 16. Ilmselgelt siin võiks olla 2-3 tolli suuremad väljad. Aga sellegi poolest jälle sõidumugavus on hea. Ja kus juures sõidumugavusest rääkida? Imelik veermik on, et kui sa maanteel sõidad selline, siis on selline ujuv ja, aga kui on vaja mingit järsku liigutust teha, siis see auto käitub nagu sportauto tegelikult, et täiesti ägedalt terav juhitavus on. Et see müüt, et USA autod on ujuvad ja juhitamatud, siis selle auto kohta see asi ei tööta, ei käi. Aga mis veel? Peeglid selle auto kohta on, võin öelda, et väikesed. Tänapäeval on juba kõikidel suuremad peeglid, et siis taha rohkem näeks, aga jällegi seal on taga on parkimisandurid, mis päästavad olukorra jällegi. Esiuks on sellel autol üpris pikk ja suur, et sisse minna ei ole mingit probleemi. Ka istuda ei ole mingit probleemi, et siin ees on ruumi piisavalt. Mis muidugi ägeneb välja, aga miinuseks on Eestimaal see, et hele põrand, hele salong. Salong võib olla, aga just need tekstiilmatid on sellised heledad. Ja see samuti, et siin on juba näha ka, et puhta autoga eriti hästi ei pääse. Aga puitliistud, salongist pärast hiljem. Nii, tagauks on natukene väiksem. Ja tagaistmel ka istuda
ei ole ka nii väga mugav. Muidugi siin on esiistme sees süvend, kuhu enda põlved panna, aga pikka otsa sa niimoodi jalad koos ei sõida. Jällegi, et mugav ainult 2 inimesele. Keskel on siin veel käetugi, et kui käetugi on väljas, siis on väga mugav. Siin on teine käetugi. Mis veel tahaks näidata, et just need kõlarid istmete sees, et alguses ei pane tähele, aga kui sa sõidu ajal vahest on, ma ei tea, mingi kõrgem heli tuleb, siis sa tunned ja kuuled, et siin kohe kõrva juures on midagi, et äge lahendus. Tagaosa juures mulle meeldib see väga pikk pidurituli. Tagurdustuled on siin, need valgustavad üli hästi, terve tagumine osa on kohe valge, kui tagurdad. Ja jällegi, püstised tuled, nii nagu ees on püstised, on ka taga püstised tuled, et pimedas on suht äge, kui need leedid siin põlevad püstiselt ja kui veel pidurit vajutada, siis terve tagumine osa on punane. Vinge. Mis on selle auto? Minu meelest selle auto miinus. Minu meelest on täiesti mõttetu kerekuju üldse sedaan. Sul on bagass jõhkralt suur. Sa võid siia, ma ei tea, külmkappi ka panna. Juhul, kui sa tagaklaasi välja lõikad ja relakaga veel ülejäänud asjad ka eest ära lõikad. Sest et tegelikult see pagasiruumi ava on ikkagi suht illuke. Et suur spordikott, näete, mahubki ainult siit sisse, et õhukesed asjad, näiteks mingid katkiseid poolikuid kipsplaate saab siit sisse ainult panna. Ja aga sedaan ongi selline kere, et väljast ilus ja ebapraktiline. Aga edasi. Siin on veel siis parkimisandurid, mis ei tööta. Ja väljalasketorstik on siis mõlemalt poolt välja. Muidugi V6 mootor, see peabki olema. Mis sellele autole pandi veel peale on V8 mootoreid, aga see on, ma ei tea, ma ei ole kindel, kas üldse Euroopasse mõni sattus. Et selle autoga on üldse nii, et on Eestis suht üliharuldane auto 24 on ainult üks müügil, ka see pannakse kevadel müüki, et ta on seal kuskil 10-9 000 euro juures maksub see auto 10 aasta vana, et kui nii võtta, et hoiab hinda päris hästi, aga klientuuri on selle autole vähe, ma arvan. Aga eks näha, et kui soovite, minge vaadake, proovige, sõita, mis iganes. Ja salongis käib auto käima siit ühe nupuvajutusega. Rool kohe tuleb muidugi sülle, iste läheb paika nii nagu vaja. Ja pole midagi, et see kõik on seadistatav läbi selle kahjuks väga aeglase menüü. Et ma ei hakka demonstreerima, vahet ei ole. Et seda ei ole tegelikult mugav kasutada. Aga drive sisse lähme vaatame siis, et mis on hea ja mis on halb. Et mis ma siis sõiduomadustelt ütleksin, et nagu ma rääkisin ennem veermikust, et rahulikult sõita maanteel on ta suht ülimugav ujuv. Ning kui on midagi järsemat vaja teha, mingit järsemat liigutust, siis ta on suht sportlik. Aga roolist vaadake, kui suur see on. See on, 10 aastat tagasi oligi äge, aga see puit meeldib mulle. Puit on ka siin ja siin.
et muidugi rool on kulunud juba, autor on 200 000 läbisõitu. Jällegi nahkistmed. Siin sees on siidiboks 6 siidile, siit saad neid valida ka. 2-tsooniline kliima, bla bla bla, muud jutud sellised. Ise tumenev peegel. Ja peeglist rääkides siis vaadake, kui pisike see on seal. Et ilmselgelt võiks suurem olla, aga ei ole midagi. Kiirendusest on väga hea, et kuival muidugi, mitte libedal. Ja kütet see auto raibe sööb palju. Et kui te sõidate 90-ga maanteel rahulikult püsikiirushoidjaga, siis te saate võib-olla 90 liitriga hakkama. Keskmine on kindlasti 15 ja linnas on vaja ainult tankida. Kas ma soovitan seda autot? See on see otsus, mida te peate ise nüüd tegema, et see ei ole igapäevasõidu auto, ma arvan. Et see on just selline pühapäevakas. Audiosüsteem selles autos on hea. Tegu on Bose audiosüsteemiga. Siin on sitaks kõlareid. Arvestades juba seda, et 4 kõlarit on esiistmete või selle seljatugede sees. Et muud ei midagi. Õhtul mulle meeldib, kuidas see auto välja näeb, et selline ääretuled põlevad ja tagaleedid on sellised ja vaadake. I can't breathe, I can't move anymore. Can you stop? Slow down, please slow down. I can't stand it. Slow down. Can you feel me? Slow down.